Tere kallid vaatajad, mina olen Willi Anderson ja täna õpid sa, kuidas teha sellist lukki. Tai käed soojaks, sellepärast, et täna teeme mulle make-upi ja kasutame igasuguseid vegan tooteid, sellepärast, et tõenäoliselt mina olen vegan ja ma ei lubaks endale näkku midagi muud panna. Vegan make tähendab siis seda, et seal ei ole loomsed asju sees ja see ei ole loomadelt testitud. Aga mis me siin ikka jutustame, hakkame vaikselt tegema. Mis sa mulle siis esimesena teed? Me mingi kontuuri tegema sulle. Ma ei oska teistele teha. No nii, proovime. See ei ole kunagi teinud või? Olen, aga see läheb alati väga valesti. Sul on habega ees, nii et ma pean kuidagi teistmoodi tegema. Mis me nüüd siis teeme? Kassivurud. Oh. Revolution. Siit pole nähagi seda nime. No mis iganes sellega sai joonistada enne. Nii, aga siis mingid basic asjad, mis on nendes mitte vegan meigi toodetes on karmiin punane, mis on E120 teise nimega, mis on mingi jookides asjades ka, mis on prussakad. See oli mingid prussakad, lutikad, mingid lutikad olid. Beatles. Jah, no mingid lutikad, mis purustatakse ära nagu, ja siis nende veri on see punane, mida kasutatakse hästi paljudes asjades. Mõtle, paned enda uurte peale, paned punest uune pulka, aga tegelikult sa paned nagu putukate möksi lihtsalt endale uurte peale. Ülijammi. Glütseriin on aina, mis võib olla nagu mingi searasvastu milleski. Aga teda on taimsel kujul ka, et seda peab võinu mingite asjade puhul uurima. Lanoliin, mis on lambavillast mingisugune valk või mingi asi aina. Mesilasvaha. Et, see on selline pikem teema, sellest ma kunagi räägin, et mis teema mesilastega on, et nad paljud mõtlevad, et suva see on mingi taimne asi, aga tegelikult mesilasvaha ja mesi ja kõik see on ka tegelikult mitte vegan. Ja siis on see vegan versus cruelty free teema, et päris paljud teavad seda cruelty free jänest, mis pannakse siis meigitoodetele ja mingitele selliste asjadele, et ei ole loomadel testitud aga see ei tähenda kohe vegan. Et asjas võib olla looma tükke sees, aga et ei ole loomadel testitud. Et loomadel testimine, kes ei tea, siis päris rõvedaid asju tehakse. Et näiteks uuritakse siis seda, et kas tekitab mingeid allergiaid või näiteks naha peale määritakse mingi jänesele naha peale ja siis neil tekivad mingid haigused. Ta on mingite asjadega hullult rõve nagu igasugust mingid ravimid, et ala siga põletatakse ära ja siis seda katkiseid nahahaavu hakatakse siis ravima nende ravimite asjadega ja testitakse seda nagu, et nad tekitatakse vigastus loomale ja siis hakatakse seda ravima ja vaadatakse, et kas sobib. Isegi mingi kondoome testitakse loomade peal. Nagu igast asju. Siis on peatraumade mingid ravi, et kuidas seda teha, et tekitatakse lihtsalt nagu Ahvidel ma näin tehti neid vasti katseid. Ta ongi mingi, tekitatakse põhimõtteliselt peatrauma ja siis hakatakse vaatama, et kuidas see mõjutab ja kuidas seda asja ravida. Kui me testime looma peal, siis me saame teada, kuidas see sellele loomale mõjub, aga see ei tähenda, et see nagu inimesel. Et ikkagi väga palju on seda, et looma peal testitakse ära ja selle looma peal sobis, aga inimese peal tegelikult ei sobi asi või siis vastupidi, et kokkuvõttes me peame ikkagi inimeste peal testima mingi hetk. Kui me kaotame selle loomade testimise ära, siis või hakkame seda vähem kasutama, siis me peame hakkama neid alternatiive leiutama, et kuidas testida. Nii kaua, kui loomade peal testime, nii kaua see jura käib edasi. Palju firmad ju nendel see mission statement on mingi, et nad üritavad nad ajaga nagu aina rohkem nagu sinna palju. Inimesed on nagu teadlikumad ja siis iga meie osti mõjutab, et kui ma valin selle vegan cruelty free asja, siis see tähendab seda, et ma ei osta seda teist asja, ehk nemad ei saa kasumit, aga saab nagu see teine firma, nemad võivad rohkem hakata tootma. Et ikkagi läbi selle iga ostuga põhimõtteliselt mõjutad natukene turgu. Silma läks. Mis asi? See tups läks silma. See silmi lahti. Ise on vist lihtsam nendele nagu mingi silma panna asju. Ise on jah, ma mõtlen, kuidas seda silmapliiatsid sulle panna. Nii, Sans Filter. Finishing powder, jep. #nofilter. Jah, ongi ärge pange filtrit peale, pange meiki peale. Okei. Mis sul ikka? Mingi karvad on suus või ninas või igal pool.
aga samas on pehme, nagu kellegi saba oleks mingi. No okei, siia läheb nüüd alla need igast meegi need pintslid asjad ka, vaata. Mis teema nendega on? No mõned on tehtud ka jälle mingi, mis see mink hair mingi asi. Jaa, et ongi nagu päris loomakarvad enne. Jah, nagu need fake ripsmed on ka mõned, vaata. Aga see on õnneks siuke odav crap, vaata, see on sünteetika. Mis see on? Et silma selle mulle või? Jah. Davai. Nii, see on nüüd lumene. No nii, see on siis Soome firmas, mis sa ütlest, jah. Longwear eye pencil. Sensitiivsetele silmadele sobib. Võid kohe Sounds torgata like me. Jah. Mul juba silm tõmbleb nagu. Oota, kas sa saad ise ka panna seda? Ei, sa võid teha mulle. Issand, see on rets, ma hakkan nutma, lihtsalt nutma nagu. No kas ma tahan, et sa saaks selle sise sellele ka, vaata. Edu sulle. Vaata siis ülesse. Ma juba nutan, saad sa aru või? Ma hakkan ka nutma vist. Oota, ma pea alla. Sa saad nii või? Vaata ülesse. Me saame hakkama. See on kõige jubedam asi, mida ma kunagi teinud olen, aga... No silmad täiega märjad ju. Mis ma teha saan? Ma olen mees. Ma ei saa. Mehed ei kanna silma meiki. Sellepärast nutadki, et sa pead meikima. Nii. Let's go. Nii, ma saan hakkama. Ma ei saa hakkama. Või siis sa võid seda tüdrukute asja teha. Mis tüdrukute, mis see on? See nägu, no. It burns. Burns või? Mis ta burnib? Rõve, ma ei tea. Aga päriselt ei teagita. Ma ei saa, ebamugaval lihtsalt nagu rõvedad. Mul on hästi tundlikud silmad nagu. Mul ongi sensitiiv asi. Mul on silmad punaseks. Mis te ei tööta, mul see tunne nagu, see on nii rets pingutus. Ma lähen proovin ise edasi teha, vaatame, mis saab. Miks ma märg olen? That's what she said. Ma ei saa sellest aru, miks ma kunagi seda ise tegin endale. Keskajal värvisin silmi. Aga ma vist natuke läks paremaks, aga mul on alati olnud hästi tundlikud silmad ja siis nagu ma ei saa läätses näiteks kanda, nagu silmad lähevad paista. Rõve. Ei, mis ma tegin nüüd? Sa tegid? Ma rikkusin sinu sellega ära. Ei, see sobib. Põhimõtteliselt on Jack Sparrow küll. No nii, mis edasi läheb? Paneme selle juurde midagi. See läheb mu plaagidega kokku ju. Niks. Ultimate. Nii, vali värve. Lähme roosaga siis. Nii. Isegi see on rõve nagu. Mingi sügab silma. Rõppingu. See on mingi saltosid asju teed ja siis on redi. No võt, järelikult sa peaks ka hakkama saama. Ei. Teeme sinuga järgmine kord salto ära või? Ma ei julge. No ma ei julge silmi värvida. No sa oled seda teinud juba ju. No jaa, aga enam ei tee. Vastik ole. Mida? Miks sa jälle notad? Lähe silma sisse ju. Ma ei tea. Ma teen lihtsalt seda häält. Ta üles. Ma ei taha. Mida? Nii. See on nagu... sa nuhtad maha kõik. Ei, ma ei nuta. Ma ei nuta. Tähiga vesistab. Ei. Tugev Eesti mees, mina ei nuta. Alfa. Jab. Sigma. Jah. Väga fancy. Ma olen selle meie taustaga kokku. Sellepärast ma ütlesingi, et ei roosa. Mis nüüd toimub? Ma ei tea, ma peaks kulme ka. Sul on muidugi ilusad kulmud, aga... Aitäh. Ja kui see tädi tantsib, siis ta kulmud teevad nii tšük. Näed, kulmud valmis. Kas me nüüd tohin liigutada või? Mis nüüd? Ripsmed. Issand jumal. See vist on lihtsam, kui nagu seda silma sisemust värvida. Ma ei nuta. Fuck off.
mida? Vaata, kõik meik tuleb maha nii. Mis seal hakkab? Peaks alla ka saama need. Mis sa teed? Kleepub rõve on. Miks sa pigistad, kui see värg on? Sest rõve on. Huvitav, ma vaatan neid YouTube'i neid asju, nad saavad jumala ruttu hakkama. Me saame ka. Vaata, kui vaja. Pärast peab close-up'i tegema. Kõik see meik... Rõve on. Mida? Miks kõik on all? Kõik läks uduseks nagu. No ja ilmselgelt see kõik läheb sul silma ju, kui sa nutad ja siis sa pigistad ja siis. Habe või? Ma tea, mis ma teen sellega. Ma ei tea. Edu sulle. Arvad, et sa hakkad seda värvima? Jah. Natukene. Mis asi see on? See on see, kui sul oleks tumedad juuksed. Või tume karv. Ja, väga hea. Check this out, näevad, see on vana vegan ajakiri, siin on trikirattur William Kass, elustiili valik päästis mu. Väga, väga tuus värk vaata ja siin on nagu mingi kutt, nagu suht sarnane selline, nagu mina peaaegu. No ta on heledam habe. Ta on lahedam ka. Ja siis igatahes rääkisin oma elustiilist, straight edge olemisest, ma ei joo, ei suitseta, ei tee narksi ja nii edasi. Ja siis nüüd on siin siis uuem versioon, kus mind ei ole, aga mingi vend Sea Shepherdi laeval võitlevad siis ülekalastuse vastu, mingi laeva püügi asjade vastu. Ma olen lugenud, aga lehekülg 8 Silveritest saab partnerkaardiga tasuta selle värgi. Nii et praegu veel on võimalik saada vist seda sama, ma eeldan. Igatahes näed. Issand, kui raske nimi. Sorry, ma ei hakka seda veel ütlema. Sevil Shukju. Okei, ma olen vait lihtsalt. Igatahes jaa. Tal on oma vegan business, teeb massaaži, saab mingeid igast asju. Nii et salongi ootab ta absoluutselt kõik, kes tahavad täiel rinnal puhata. Need, kes väärtustavad teenuste kvaliteeti, siirast ja armsat teenindust, kõiki, kelle jaoks on hubasus ja soe tunne oluline. Nii et kui sa tunned, et sa oled sina, siis go there ja go nuts. Aga meie nüüd teeme siis edasi mu abet. Aga miks on mu abet üldse värvid? Sest kulmud värvisin ju. No okei, tovi, make sense. Ma tea, sest et nagu... Teed pliiatsiga kõik mu juuksed ka või? Talle. Ei. Ja rastapatsidega on see värk, et ma ei saa tavalisi šampoone kasutada, sest nad muidu sinna jäävad mingid need ained sisse ja siis nad võivad mingi ailitama minna, mida iganes nagu, põhimõtteliselt nagu kõik jääb kinni sinna, see on nagu svamm. Ehk ma pean kasutama hästi sellised looduslikke asju ja need tihti peale on ka vegan. Ma olen nagu mingi koblin. Tolliloks Lavender Sky. Ehk siis Tolliloks teeb vegan neid rasta hooldusvahendeid. Siis on Raw Root. Ehk siis selline asi. Raw Root teeb ka. See on juukse šampoon. Saab ilusti ilma seda plastikut tarbimata. Lõhnab hästi. Ka varsti hakata kasutama seda sama paari. Väga tuus. Siis näiteks Manic Panic. Manic Panic teeb hästi värvilisi vegan juuksevärve näiteks. Eks need firmast on veel, aga ma olen ise Manicu peal tavaliselt olnud vist. Mis teil on üldse? Mis firma värve? Meil on Organic, meil on Tints of Nature. Äkki ma isegi toda olen kasutanud. Nagu kõlab tuttavalt. Praegu mul on selle sama sinisega see värvitud ja mul on pidanud, kaua on olnud mingi 6 aega või? Ta oli alguses tume sinine, nüüd on selline ära kulud nagu roheliseks, eleroheline juba. Aga see on nagu otse deposit või?
Need testid on minu arust et sa pead kokku segama. vesinik ja jaa, see on ja otse, lihtsalt paned kokku ja töötab. Isegi minu patsid nagu värvis ära. Ja siis ütleme jah, niisama pesemiseks on ju ka igasugused mingid nii, näed, 100% vegan ja mis see on uus teema? Ei, Rich on muidu Eesti oma ju. On või? Jah, üks hooldus on, nüüd tulid need uued dušikeelid. Okei, väga tuus. Erinevaid. Kõik on vegan neil või? Või on näinud mingid asjad? Need dušikeelid on jah. Ma ei teile mingid kallimad asjad või? No veits kallim jah. Et noh, igasugustest ja ütleme mingi looduspoodidest sellised special mingid igasugused poed trade house'id ja asjad Seda asju saab suht iga poolt. Jaa, aga nüüd on jah nagu kui ma alguses alustasin veganust, siis ei olnud see, et mingi lähed Prismasse ja sa saad osta nagu mingi vegan šampoone ja dušikeele asju, aga nüüd on nagu jumal lebo. Et kunagi teeme varsti mingi video, kus näitab, kuidas poes veganina käia ja et kuidas süüa ja kõik, et see on veel tulekul. Isegi kui mina hakkasin, siis ei olnud nagu 2015 midagi või? Ta vaikselt hakkas nagu tõusma. Et noh, mina hakkasin veganiks 2010 jah, taimetoitlane 2009 alates ja siis 2010 hakkasin veganiks. Et selle ajaga nagu asjad muutunud päris palju, et alguses oli ikka suht keeruline, pidin suht palju raha maksma kõige eest. Mis see nüüd on? See puna. Okei. Tundub, et ma saan ilusaks. Finishing touches. Mis see nüüd on? See make-up finish spray. Ja see paneb nagu ta kinni nagu, või? Jah, põhimõtteliselt. See on nagu läbipaistev lakk mingi, kui sa spray värvi. Näolakk, jah. Okay. See on mingi matte finish. Nii, lasen kohe silmad kinni. Ei vist nii palju tasu lasta. Lõhn on nagu alkohol. Ja, vaata, teeme patsid lahti nüüd. Unleash the beast. Mul oleks seda piraadimütsi vaja. Huuli tahaks ka nagu musiseks. Mul ei ole seda musi asja ju. See on küll halb. Aga me saame leiutada. Tegelikult täitsa pandav tots niimoodi. Sellest tuleb väga. Lõpeta ära. It works! Jah. Kuidas ma saan ikkagi niimoodi, et oleks nagu hästi seksikas. Oota. Tahan olla hästi seksikas. On olla kiisu. Väga seksikas kiisu. Kõige seksikam kiisu siin maailmas. Kes aies, mesilane aies, mis niimi, mina teeme niimi. Ei no tegelikult, kui nagu väga tahta, siis ikka saab must kuuma bifi ka. Let's do it. Mõtle, mul on tiss ja... Mida? Aga jah, ma arvan, et mina olen rahul selle meigiga. Maksaks sulle teine kordki selle eest. Kurat, tähegi ilus on nagu. Ma arvan, ma hakkangi niimoodi käima. For real. Nagu täiega hot look on nagu... Uus Tinderi profiil. Ma arvan jah. Mine ära. Ma tahan siin olla. Ja edaspidi hakkamegi tegema vegan elustiili tutvustuvaid videoid. Nii et kui sa ei taha, et me teeme sulle samasuguse meigi, sest meil on retsilt neid tooteid siin praegu üle, siis pane subscribe ja hakkad edaspidi ka neid videoid nägema ja saad neid oma emale, vanaemale, vanaisale, kõigile tähtsatele inimestele edasi saata ja ka mitte tähtsatele. Ja teeme nii. Meikimiseni. Ma olen nagu moderne Batman, ma saan oma kõrvast võtta relvi välja ja siis... trikke. Pussycat Dolls in the house.